suvepäevade teema. Me teame, et Tartu suur loosung on, et heade mõtete linn. Aga teema oli suvepäevadel Tartus siis, et mõtetest tegudeni. Ja see sõna, mida ma loen ka täna siin, on Jakobuse kirja 1. peatükk 19-25. salm. Teadke seda, mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastuma, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Aamen. See, mis teeb kaasaegse elu keerukaks, on see, et neid häid sõnu ja ideid on tegelikult väga palju. Ja üks on parem kui teine. Ja nad on väga kõrgelt nagu teatud hetkel hinnatud. Mõni selline idee, ma tooksin näite Saksa arhitektist. Tema nimi oli Hermann Sörgel, elas 1885 kuni 1952 ja 1928. aastal tal tuli selline väga tore mõte, et aga mis juhtuks, kui ehitaks Gibraltari väina tammi. Ja siis ta hakkas arvutusi tegema ja jõudis selleni välja, et jah, see on võimalik, et selle tammi vundament peaks olema lai 2,5 kilomeetrit, see tamm peaks olema kuskil 300 meetrit kõrge ja 66 kilomeetrit pikk, ookeani poole kaardus, nii et ta ikkagi seda ookeani vett ja torme hoiab hästi kinni ja sellega on võimalik Vahemeri kuivendada suures osas, mitte täielikult, aga võita Vahemerest väga suuri alasi ja sinna tammi peale tuleks ehitada ka selline elektrijaam, mis poole Euroopa vajadust, siis elektrivajadust kohe toidaks ära ja siis te näete, siin on kõik pildi peal olemas see skeem, kuidas seda Vahemeri, kuidas see muutuks ja selle idee kõige suurem nagu mõte oli see, et ehitada ikkagi Berliinist kuni Kaplinnani raudtee, mis ühendaks Aafrikat ja Berliinini välja ja sellega tekiks nagu uus majandusruum ja selle majandusruumil on selline tore nimi Atlantroopa ja siis on maailmas 3 majandusruumi, Aasia, Ameerika koos Lõuna-Ameerikaga ja siis see Euroopa ja Aafrika. Ja vaadake sealt Sitsiilia kohalt, siis seal väike sild tuleks veel ainult ehitada ja oleks võimalik kõik see ühendada. Arvutused olid põhjalikult, ta ütles ka niimoodi, et selleks oleks vaja, et seda ehitada vähemalt 8000 töölist, 10 aasta jooksul tuleks ära teha, aga ta oli ka tagasihoidlik oma arvestustes. Ta ütles, et võib-olla 100 aasta jooksul, et ennem ei võeta seda ette. Aga see raamat, kui ta selle välja andis juba koos projektidega, anti välja 1932. Et natuke on veel aega, et meil on võimalik see sild ehitada. Võib-olla need, kes sealt altpoolt tulevad, need mustad mehed, need ehitavad selle silla valmis. Aga vaat niisugused toredad mõtted olid. Ta elas kuni 1952 aastani ja siis juhtus midagi, mis ikka inimese elus juhtub. Ta läks loengut pidama ja jalgrattaga sõitis nagu parimad meist, kes ma vaatan, jalrattad on siin. Ja siis aga sattus avariisse, autoga kokkupõrge ja hukkus. Sellega ka see idee nagu vajus ära ja see ühing, mis ta oli loonud selle idee teostamiseks ka, nii et 62. aastal kõik tema arhiiv
projektid ja kõik pandi Saksa muuseumisse ja sealt võib nad leida siiamaani. See on üks selline näide, kuidas mõte on suurepärane ja hea. Ainult sõbrad ütlesid, nad arvutasid ka, arhitektid selle asja kallal ja ütlesid, et üks viga on, et maailmas ei ole vist nii palju tsementi üldse võimalik toota, et seda tammi ehitada. Aga muidu võiks ju ehitada. Aga see läks see teema muuseumisse. Meie, kes me oleme nüüd elanud nõukogude ajal, siin paljud, nooremad ei ole, ma vaatan koolis, nad ei tea mitte midagi, nõukogude ajal kuulevad nagu muinasjuttu. Ja et meie elasime sellises suures utoopias. Maailm muutub paremaks, kõik proletaarlased ühinevad, kõik on võrdsed. Need sõnad olid väga kõrged, et kui kommunismi ehitaja moraalikoodeksidki meelde tuletada, see oli ikkagi väga kõrgelt, ainult see algas vihkamisega ja lõppes vihkamisega. Lõpp oli selgelt öeldud, et kõiki maailma imperialiste tuleb vihata. Aga keskel oli väga palju ilusaid mõtteid, mida püüti ka jõuda mõõda elu rakendada, aga jõud jäi väikseks, nii-öelda tsementi ei jätkunud. Aga neid asju on olnud järjest ja järjest. Ja nüüd tänapäeval me oleme siis selle väga suure utoopia tunnistajad, et teeks niimoodi, et oleks ikka tõeline võrdsus, et ei oleks naise ja mehe vahel mingisugust võrdsust, ei oleks üldse sugudevahelist võrdsust. Või teeks kohe niimoodi, ebavõrdsust ei oleks, ühesõnaga, et teeks kohe niimoodi, et kõik on ühtemoodi. Ja kasvataks kohe lapsest peale, polegi vahet. Ja oli see siis eile või üleeile, siis Ameerika Ühendriikide ülemkohus võttis ühe osa sellest seadusest vastu. See on meile nagu tegelikult üks väga kohutav uudis. Selles mõttes, et see riik, kellele me oleme kõige rohkem võib-olla lootnud vaikselt, teised meile appi ei tule, nemad tuleksid. Aga Jumal võtab oma kaitse varjul nende pealt ära. Ja kui te loete Piibli Vana Testamendi lugusid, siis see on korduvalt ja korduvalt niimoodi. Juudid ju kogu aeg lootsid Egiptuse peale, see oli nende nagu see loomulik, see läänepoolne side. Et see ongi nende nagu osalt ka vaimne kodu, kuigi me olime seal orjapõlves ka. Aga tegelikult olukorrad, need kasvatajad, kes tulid ja kelle kohta ka Jumal ütles, et need ongi need vitsad, mis teid peksavad. Need tulid ikkagi ida poolt. Ma ei tahaks siin hakata ennustama, meie ehitame siin hoopis midagi muud, mida ka vend Pavel osutas väga selgelt, et see on Jumala riik ja see ei ole sellest maailmast. Ja Jeesus Kristus võttis selle Jumalriigi seaduse, selle oma programmkõnes kokku, see mäejutuse, Mattuse evangeeliumi 5. peatükk kuni 7. peatükk, lugege kodus, seda võib lõputult lugeda, see inspireerib elu algusest kuni elu lõpuni. Ja see sõnum, mis seal on kõigepealt kõrged tõotused, mis on antud jumalalastele, siis väga kõrged standardid, mis tunduvad tõesti lausa kättesaamatutena, siis ta annab praktilised juhendid ja lõpuks ütleb, et kõik see, mis te teete, usute, proovitakse ka läbi. Tulevad tuuled ja tormid ja veevood ja kes on targalt ehitanud, kes on projektist kinni pidanud ja kaljuni ehitanud, need jäävad püsima ja need, kes on lihtsalt kuidagi midagi kokku pannud oma peaga, nende hooned lagunevad ja kaovad. Või lähevad muuseumisse, Eesti Rahva Muuseumisse näiteks. Meil on palju ilusaid muuseume, kus neid säilitada, neid toredaid projekte. Aga ma tahaksin peatuda ühel asjal ja see eile ka, see on see, millest me rääkisime, see on see aktiivne osa. Et Jeesus räägib seal
juutidel oli arusaamine, et see usuelu peaks väljenduma 3 valdkonnas. Ja põhimõtteliselt see on seesama, mida Jeesus toonitab ja ütleb, et jah, see peakski nii olema. Esimene asi on hea tegevus, almuste andmine, sellest on juttu. Ja ta toonitab, et kui te almusid annate, siis andke, ärge tehke sellest reklaami, ta ütleb isegi, et teie vasak käsi ei peaks teadma, mis parem teeb, see te lihtsalt teete. Hea tegevus. Ja kristliku kiriku ajaloos on see asi, see alastustegude teema on üle hoitud 2000 aastat, ütleme nii, ja on loetletud 7 hiulikku alastustegu ja 7 vaimset alastustegu. Ja ma lihtsalt kordan, me oleme seda ennem ka siin nimetanud. Kõigepealt näljasid tuleb toita, janustele juua anda, paljaid riide panna, võõrastele öömaja anda, vange lohutada, haigeid külastada ja 7. on viimane alastustegu inimese ihule, see on surnudmata, väärikalt. Ja siis on lisandunud sellele veel 7 vaimset alastustegu, harimatult õpetada, kahtlejale hea nõu anda, rusutut lohutada, patust manitseda, kartlikke julgustada, solvajale andeks anda ja tüütut taluda. No selle viimasega on kõige suurem raskus. Ma usun meil kõigiga, et kõike muud, aga tüütut ei talu. Jah, ma arvan, et meil on siin kõigil oma kogemusi. Aga see üldtoon alastustegude juures, Jeesus toob ka näiteid, et no me toome alastajast Samaaria mehest näite. Et seal on üks mees Jeeriku teel, kes on läbi pekstud haavadest, ei suuda ennast liigutada, karjub seal appi. Preester läheb mööda, tal on oma põhjuseid selleks, leviit läheb mööda, tal on omad põhjused selleks ja siis tuleb täiesti võõrausuline või nagu segausuline ja tema aitab teda. Paneb ta oma eesli selga, viib öömajale, maksab veel ette ja ütleb lõpuks selle hotelli peremehele, ütleb veel, et kui ma tagasi tulen, ma maksan need kulud ka, mis on tekkinud veel lisaks. Ja seal on küsimus siis, et kes on see ligimene ja kirjatundja, kes uurib nüüd need, et mis on need teod, mis siis oleksid igavese elu väärtusega, siis ta ise vastab, ütleb, et küll see võõras oligi see ligimene. Me võime poliitilisel tasemel arutada ka seda pagulaste teemat ja põgenike teemat ja seal on nii palju aspekte, et seda ei jõua ära arutada. Aga reaalselt, faktiliselt, kui need inimesed on juba meie nii-öelda silmavaate ulatuses, siis on ainult üks küsimus, kas sina oled neile inimestele ligimene või ei ole. Ma eile külastasin ka koos abikaasaga seal ühte töötuba suvefestivalil ja seal meie liidu vanematekogu liige, ta on ka Euroopa Baptisti Liidu nii-öelda sekretäri, peasekretäri otsene abi või tegevsekretär tegelikult. Ja ta on käinud Liibanonis, Beirutis ja Beka Orvus külastanud seal ühte baptisti kogudust ja nüüd ta käis selle aasta alguses, käis Ukrainas ja kohtus seal just Donetski oblastis ja Luganski oblastis nende baptisti koguduste pastoristega. Küsimus on, kuidas seal põgenikke aidata, mida Euroopa Baptisti Liit saab teha. Ja ta rääkis tund aega ja ta rääkis ainult pisaratega. Seda oli isegi, meil oli raske kuulata, sest inimene nutab ja räägib. Ja ta on väga kaine inimene oma olemuselt. Ja kui sa ma kutsusin ta külla septembri 2. pühal, kahjuks noored
noored on Hiiumaal, ma arvan, aga kella 5 teel ta on siin ja hommikul räägib ka. Aga üks selline otsene, millega ta alustas seda teemat, ta pani need Hezbollah võitlejate pildid üles seinale. Ütles, et 2008. aastal suur baptisti ingliskeele kool, selle pildi pealt see mõõtmed on nii, nagu meie uus riigigümnaasium, mis siin Koidula gümnaasiumis tekib, umbes selles mahus. Ja selle direktorile helistab Hezbollah ülem, nii-öelda see kõige kõrgem. Ja ütleb, et meil on lapsed, meil on haavatud, meie perekonnad lahingutsoonist, et kas te võtate vastu või me peaksime kohtuma. Sisuliselt see mees oli ütlenud otse ära, et seal ei olnud valikut. See või ütles kõik ära, et kui te ei võta vastu, siis me võtame selle hoone. Lihtsalt. Ja ta kirjeldas üsna üksikasjalikult, küll ta tuleb, räägib seda paremini, aga ma teatud hetkeni viiksin selle jutu siiski välja, et ta kirjeldas seda olukorda ja ütles, et me ületasime oma viha. Kogu seda põlgust, kogu seda valu, mis meis oli. Ja kõik see kooliteenijaskond, nad võtsid kokku, tegid ettevalmistused ikkagi ära, ütlesid hea sõna, tegid ettevalmistused, võtsid selle põgenike haavatute kogu selle voolu sealt sisse kooli. Terve aasta kool ise oli kinni, oli see põgenike täis. Ja siis, kui lahingutegevus vaibus, siis nad läksid tagasi oma küladesse, hakkasid uuesti seal üles ehitama. Aga see, mis juhtus selle kooliga, oli see, et see kool, selle kooli õpilaste arv kasvas 3 võrra, mingi selline väga suur arv. Ja need samad islami perekonnad tõid oma lapsed sinna. Ja selle teadmisega, et seal õpetakse ristiusu õpetust. Seal on, ta tuleb, ta räägib seda omal ajal, aga need on mõttekohad, kui me räägime halastustegudest. Ja Jeesus lisab igal juhul sinna juurde, et mis te iial teete, et ärge tehke seda inimeste jaoks. Et lihtsalt, kui see olukord on, siis te teete. Aga kõigi selle jutu juures andku Jumal ka tarkust meie poliitikutele ja kõigile, kes neid asju otsustavad Euroopas ja üleüldse, ka selliseid otsuseid langetada, mis on jõukohased. Ühele väikerahvale ja meile kõigile ka tarkust, kuidas selliste inimestega käituda või mismoodi nad üldse siis edasi elavad, kui nad on sattunud nagu ühe suure laine piisad kuhugi maailma äärde. Nii palju saime ka targemaks, et Vaoküla inimesed, kellest me iga päev siin peaaegu kuuleme, et need põhiliselt on Venemaalt tulnud. Nad kõik oskavad seal vene keelt. Sest Venemaal on juba nende elu selle kurjusega ja vihkamisega nii tehtud, nii et neil pole selle enam asu antud. Aga Jeesus räägib veel teisest teemast, mis on võib-olla palju tähtsam teema. Ja see on üks on alastus ja teine on palve. Ja me ei tohiks alahinnata seda, et palve on tegelikult sama tähtis kui tegu. Kogu Euroopa kristlik arusaamine, kultuur on ju tegelikult üles ehitunud nõnda, et palveta ja tööta. Ora et labora on see ladinakeelne väljendus, mis valitses kloostrites, mis valitses ühiskonnas
Ja tänase päeva evangeelium, mis räägib 2 naisterahva, üks on nii noor, et ta vaevalt on saanud abielu küpseks ja teine on sama palju olnud haige, sama palju aastaid. 2 tervenemisest. Ühel oli nii palju usku, et ta Jeesuse, nagu ütelda, 6 hõlma korraks puudutas ja see veritõbine naine sai terveks. Ja teine, teda peeti juba surnuks, see oli sünagoogi ülema tütar. Ja Jeesus ütles, et ta ei ole surnud, ta magab ja äratas ta üles. 2 imet. Palve, kui me siin üksteisest palvetame, see on määratu tähtsusega. Kõik meie projektid, kõik meie sotsiaalprojektid, meie abipakid ja kõik. Ma tuletasin meelde, et sõitsin mööda sealt sellest see on siinpool Papini Tammsaare nurga peal, kus oli Vene sõjaväeosa, hiljem oli seal Eesti sõjaväeosa ja nüüd ma ei tea, mis seal on. Ja tuletasin seda meelde, see punane maja, see oli ohvitseride päralt ja seal oli staabihoone. Ja 90. aastal meil tulid need esimesed pakikoormud. Need olid need pakid, kus oli see 12-kilone, kus oli kohvi ja õli ja jahu ja kõik need päris selline tõsine hea, ütleme ka isegi tänases olukorras see ühte perekonda rõõmustaks. Ja ma tuletan meelde, kuidas ma oma selle viletsa vene keelega läksin sinna hoonesse ja rääkisin, et kas ma ei saaks ülema juurde. Jaa, saab küll ülema juurde. Ja siis me rääkisime, et me tahaksime teie ohvitseride peres, et me aitame kõiki praegu, meil on mida jagada, et me tahaksime teie peresega toetada. Ja ma isegi ei mäleta enam seda hulka, see ei olnud väga suur hulk, aga nad andsid oma perekondade arvu ja me viisime nendele peredele ka. Nad olid ju meie vaenlased. Aga midagi kindlasti juhtus ka nende südametes. Aga tähtsam, kui need asjad on palve. Ja selle palve juures Jeesus ütleb, et esimene asi on sinu isiklik palve. Seal päejutlus ütleb, et mine oma väiksesse kambrisse, eraldu ja räägi oma issandaga. Nüüd mõtle hetkeks, kus sul see kamber on. Ja on see üldse juba ära kadunud. Selle kambri asemel on üks kast, mis kogu aeg sinuga räägib. Ja pilte näitab. Viimane kord olime Tiinaga seal hooldekodus ja see kord oli meil 2 meest, hiljem tuli üks naisterahvas veel juurde, oli meie kuuleskond. Ja see, kui välja tuleb sellest sööklaruumist, see oli selline hästi Eesti ühiskonna sümptomaatiline. See ei ole ainult hooldekodu, vaid see ongi nii. Et ma vaatan, et ühele poole on see televiisori nurk, mehed istuvad seal ja vaatavad televiisorit. Vaatan teise poole koridori otsa, jälle televiisor käib, seal on teine punt. Aga meie seal vaesed palveõde ja palvevend oleme, me oleme oma laulnud ja oleme issandat teeninud. Et see on see olukord, aga ärge eituge sellest. See palve mõjub ja siis see Jeesus õpetab meile selle palve, mida me kõik ju peast teame loomulikult. Meie isa, kes sa oled taevas. Mitte siis ta ei räägi enam, et mitte minu isa, vaid meie isa. Sinu, mitte meie tahtmine sündigu. Ära saada meid kiusatusse. Need kiusatused on kollektiivse iseloomuga. Päästa meid ära kurjast. Kuri tuleb nagu kõigi peale. Sinu, mitte meie riik tulgu. No meil on tähtis meie riik. Meie riigiga on ka nii, nagu ta on, aga see on teiste asi. Meie riik tõeliselt on tõesti taevariik. Ja sellepärast Hebra kirjas on öeldud ka, ärge jätke unarusse oma koguduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Siin me räägime sellest Jumala projektist. Ja
kolmas tegevuse osa, ma hästi lühidalt selle koha peal peatun, on paastumisest. Paastumine, see on need asjad meie elus, millest me usu nimel loobume. Usu nimel loobume. Ja mõtle hetkeks, mis on olnud viimase kuu aja jooksul need asjad, millest sa oled usu nimel loobunud. No kõige kohe esimese asja saad kohe kätte, kui sa mõtled, mida oleks võinud täna hommikul teha. Aga sa tulid siia. Ja siis leiad juba juurde ka, kui 5 asja leiad, siis on juba hästi. Nii et ka see on vajalik. Kui me olime reedel hooldekodus ja lõpuks olime seal Nurmingu juures, kes tervitab teid. Ta on nüüd talve läbi juba oma voodis olnud, see keha on nagu kokku tõmbanud. Nüüd ta küll ütleb, et nagu tahaks liikuma hakata, aga seal on siis väga suurt imet ja jõudu vaja, et uuesti hakata liikuma. No ta istul ikka saab ja nii. Ja aga siis, kui me olime leiba murdnud ja palvetasime, aga ta oli ennem rääkinud ikka selline, ta korduvalt ta räägib seda, kui ilus oli seal Kastnas, kui ma noor olin. Kui ilus maja meil oli, kui õunapuaed oli kõik õitses, kui hästi me elasime. Ja kõik see on nii kiiresti mööda läinud. Ja nagu unenägu on kiiresti mööda läinud, ta ikka seda nagu toonitas, nii kiiresti läks mööda. Ja siis me hakkasime palvetama ja Tiina on tunnistajaga, Tiina ei saanud kindlasti sellest aru, mis ma palvetan ja arv on niisugust olukorda, kus minule võõrad sõnad tulevad suhu. Et ma nagu ei mõtle, vaid lihtsalt see nagu tuleb niimoodi. Ja seal tuli see, issand, täname sind selle ilusa aja eest, mis on kiiresti mööda läinud. Täname selle aja. Ja issand, me täname selle kurva või raske aja eest, mis läheb sama kiiresti mööda. Kas see aeg läheb sama kiiresti mööda? Ja me täname, et me oleme varsti seal, kus on kõik meie sõbrad ja kõik see tuli siis seal palvesse juba, see, mida me ikka usus juba haarame. Aga kuidagi see teine osa, see oli nagu tuli otse ulte peale nagu vaimust, et me täname sind selle ajast, selle raske ajast, mis nii kiiresti mööda läheb. Sama kiiresti kui see ilus aeg. Kiiremini. Igal juhul, vennad ja et mina ei tea, mis tamme me ei ehitame projektid, millised projektid on meil tundil seal ja meil on ju elukutselised arhitektid. Aga see projekt, mida Jeesus meile on jätnud, see taevariigi projekt, ta kogus oma õpilased, õpetas neid, saatis maailma. Üks ainus nendest suri normaalset surma, teised hukkusid märtritena, olid veretunnistajad. Aga need mehed ja ka naised, nad ehitasid sildasi rahvaste vahele, kontinentide vahele, inimeste vahele, perekondade vahele. Sündis uus Jumala rahvas, mis ei sõltu naha värvist, kas on pilusilmad või lehmasilmad, kõik on ühesugused Jumala lapsed. See on see, mis kasvab ja jääb. Ja nad on ka ehitanud selles usus, ka meie ehitame oma südames tamme kurjuse vastu. Et see kurjus, mis ühiskonnas ka nagu võimust võtab, et see saaks murtud. Me saame väga vähe teha, aga
ka väikestest asjadest oleneb väga palju. Jumal meid väga õnnistagu. Aamen.